tema mängimas. Ja poolikus number 4 Nikolai Martšuk, number 8 Danila Tšõgankov, samal hetkel kui pall pannakse siin Maarjamäel mängu. Esimesed ja Kruglov. Tronov taas. Ja nüüd on ohtlik ja nüüd on väga ohtlik ja nüüd on lausa nii ohtlik, et on värav 14. minutil. Andres Järve on mees, kes teeb parem kaitses sellise tõusu sinna kasti. No tahaks näha korduses, kas ma saan öelda, et õnnega pooleks kukub pall talle või nii pidigi minema. Kokkuvõttes see Järvet kindlasti ei huvita, sellepärast et Andres Järvele Kurtškaja paneb mänguvahendi mängu sealt ka. Tšõgankov kasti minemas ja Tšõgankov väga ohtlikult läheb seal kasti, lööb peale ka ja oi. Aga loomulikult, kui ole mees ja võta see positsioon endale. Nüüd hea pall alla, pääseb sealt löögile ka kapten Panišev. Paremast äärest natukene siis võib-olla on seda turmtult vähem tulnud ja keskel olles vaatame ära nüüd, kui Svidovitš proovib siin suunata palli. Salmus. Väga hästi seal Svidovitš leiab Mossini ja nüüd on võimalus ja nüüd Kreismer sekkub ja tagumisse posti hea pall ja oi pilli. Et julgen pakkuda, et suur põhjus sellele, et samal hetkel kui siin pealelöögile. Aga Kruglov hea selle hooavõtu järgi olekski pakkunud, et pealelöögi. No kas näeme sarnast maastlööki nagu siin veerandtundi tagasi. Kruglov nüüd lööb ja nüüd lööb põrkega ja nüüd on võimalus ja oi, jätab sealt löömata Kohtla-Järve Artur Salmuselt selline võimalus tagasi. Komlov muutunud selliseks lõhkuvaks poolikuks seal. Tronov lööb peale, aga seal on Erik Kruglovi jalad ees. Esimese plaani järgi ja kalendri järgi toimuma neljapäeval, aga sellistes olukordades loomulikult kalendris neid muudatusi tehakse. Aga nüüd Utkovil on võimalus siin ja Travkin võtab selle ära 86. minutil mängus vaadata, tunnetab ta seda palli päris hästi ja sellist hea raskusega söödud kvaliteetse mängumehega selgelt tegu. Pevtsov taas palliga, kasti suunas minemas, Pevtsov lööb ja sealt võtab pall rikošetti ja see on Kreismerilt väga hea tõrje. Ratasti pannakse korra see pall ka seisma. Ja oligi ainult 1 minut, sest tõesti neid vahetusi ju siin eriti ei olnud teisel poolel. Mõlemad võistkonnad tegid ühe vahetuse üldse. Ja saab see kohtumine siis lõpu. Levadia 1-0 eduseisul see matš lõppeb. Kõva võitlus siin väga tuulises ja vihmases ilmas Tallinna Maarjamäe staadionil.